Kui siin sai räägitud küll selgade kokkupanekutest ja peade kokkupanekutest, siis tegelikult selle konverentsi loojad on inimesed, kes on ühendanud oma teadvuse. Niimoodi, hästi lühidalt kokkuvõetuna, mis siis on nende uute tugivõrgustiku loomise eesmärk, millest me juba ka rääkisime, võimaldada inimestele suuremat sõltumatust vanast ahistavast süsteemist, et inimesed saaksid oma loova energia suunata mõtestatud tegevusele ja tööle, mis loob tõelisi väärtusi. Paljud seda juba teevad, aga see on selles ühiskonnas raskendatud, kuna inimestele on pandud peale niivõrd palju mõttetuid orjastavaid kohustusi, kuna pangasüsteem põhineb pettusel, kuna majandus on täiesti tagurpidi ja nii edasi. Selleks, et inimesed saaksid oma loova energia rakendada sinna valdkonda, mis on nende tõeline kutsumus, on vaja luua neid tugivõrgustikke. Ma olen kavandanud seda konverentside sarja niisuguse põhimõttega, et luua ja hoida visiooni inimväärse ühiskonna võimalikkusest, tuua praktilisi, süstemaatilisi, strukturaalseid abivahendeid, et mõista, et kui me hakkame looma uut ühiskonda, siis see peab samamoodi toimuma süstemaatiliselt. Ja nii nagu ka tänane konverents ka edaspidi, ühesõnaga hoida visiooni, anda strukturaalseid süsteemseid nõuandeid ja pilti sellest, mismoodi uusi võrgustikke luua, ning kolmandaks esitleda juba toimivaid koostööteaduse võrgustikke. Me keskendume uue kõrgema teadlikkuse ühiskonna paralleelsete struktuuride loomisele, me ei võitle vana ühiskonnakorraldusega, me ei vastandu sellele, sest samaaegselt ei saa lõhkuda ja üles ehitada. Siin on nii, aga nüüd ma palun lavale lugupeetud filosoofi ja sotsioloogi Ülo Vooglaiu. Lasen pilgu ringi ja pean pingutama, et varjata head meelt. Ma näen siin lisaks neile, kelle habe on juba ammu all juuksest rääkimata, palju särasilmseid meid ja noormehi. Miks ma sellel peatun? Oluline on, et vanema põlvkonna kogemused ja aastatega kogutud tarkus, noorte energia ja visadus, julgus, järjekindlus seonduksid, et ressursid kokku panna, sest keegi ei suuda üksi omaette lahus teistest saavutada seda, milleks me oleme siia tänapäeva kogunenud. Me oleme kogunenud mõtlema selleks, kuidas uuendada ühiskonda. Teada on juba nüüd päris palju aastaid tagasi sõnastatud ühiskonna oluline seaduspärasus. Olukorras, kus ühed ei saa ja teised ei taha enam vanaviisi elada, toimuvad kvalitatiivsed üleminekud. Ja seda on neid kolme sõna iga päev aeg-ajalt endale ja teistele meelde tuletada, avastada, sõnastada, avalikustada. Ja süsteemina. Areng on süsteemsuse funktsioon, mitte mõne teguri toimub. Lõhkuda on suhteliselt lihtne. Lõhkuda saab igast asja. Luua on küllalt keerukas. Tohmanid, kes on, või ma ei tea, kes nad, võib-olla mitte tohmanid, aga lihtsalt hoolimatud, ükskõiksed ja alatud või üsnagi inimesed, kes on asja nässu keeranud, ei ole need, kes seda hakkavad nüüd korrastama. Vastupidi, nad hakkavad õigustama, nad hakkavad seletama, et vaata, mis mujal toimub. Mujal on palju hullem kui see, mis meil on kehvasti.
ja siis ütlevad, et isegi on raske ja aega vähe ja tööd palju. Esimene, koosseisu peab muutma. Teiseks, muutma peab struktuuri. See, mille Saale tähelepanu keskendus laul. Kui inimesed struktuur jääb vana, siis see vana struktuur surub ka ja uued inimesed ikka jälle vanaviisi tegutseb, mõtlema ja arvama. Öeldakse otsustamise asemel otsuse vastuvõtmine. Vastu võtta saab seda, mida keegi teine on teinud. No võtta vastu, hakka kasutama. Keegi teine otsustab, sina hakka täitma, et pärast tekib küsimus, kes vastutab, see, kes täidab või. Ei saa vastutama peaks see, kes otsustas. Aga tema ei taha. Tema ütleb, mina pole teinud, sina tegid. See, kes tegi, ütleb, aga mina pole otsustanud ja mitte keegi ei vastuta. Selline ühiskond, kus vastutusmehhanism on ära lõhutud, põhimõtteliselt ära lõhutud, ei saa edukas olla. Kes tahab vaielda? Tänan teid tähelepanu eest, et mõtlesite kaasa, aga eriti ka selle eest, et mõtlete edasi. Kenade järgmiste kohtumisteni. Jaanika ja Merili on koos loonud niisuguse paralleelse tervise hoidmise ja taastamise võrgustiku, mis tulevikus võiks suurelt osalt võtta üle tervishoiu funktsiooni. Palun lavale Jaanika Veski, Merili Kuusk. Ja meditsiinis loomulikult on valdkonnad, mis toimivad väga hästi, mis on väga kõrgel tasemel. Ei ole selles kahtlustki, et kogu erakorraline meditsiin ja diagnostika on tasemel ja kokku lappida ja elus hoida oskab meditsiini inimest väga hästi. Ja selle eest tulebki olla lõputult tänulik, aga krooniliste haiguste osas on see süsteem mitte ainult kasutu, vaid lausa kahjulik. Ja käesoleva mudeliga on seega midagi ka väga korrast ära. Ta on lihtsalt ehitatud valedele alustele, ega ta ei saagi toimida, sest et läänemeditsiini eesmärk ei ole kunagi olnud otsida üles juurpõhjused, et siis neid ravida, vaid selle eesmärk on olnud tegelda vaid sümptomitega. Lääne ehk allopaatiline meditsiin on vaid üks osa kogu meditsiinist. Meditsiin on suur ja lai ala, kuhu kuuluvad näiteks Hiina, Tiibeti meditsiin, ajurveeda, osteopaatia, kiropraktika, homoöpaatia, naturopaatia ja paljud muud. Aga kõik 100% meie meditsiini suunatud rahast, meie enda rahast läheb vaid ühele kitsale süsteemile, allopaatilisele meditsiinile. Ja meil ei ole mingit valikuvõimalust. Meil ei ole vaba meditsiiniturg. Meditsiin on monopoliseeritud ja igasugune absoluutne võim loomulikult korrumpeerub. Et ma ei kritiseeri üldse arste, kaugel sellest, et süü ei ole arstidel. Nemad teavad seda, mida nemad on meditsiinikoolis õppinud. Aga neil on õpetatud väga kitsast allopaatilist reduktsionismi ehk vaatama keha eraldiseisvate osadena ja ka seda, kuidas kasutada sünteetilisi molekuli ka siis mingisuguse biokeemilise protsessi stimuleerimiseks või siis selle pärssimiseks. Ja nad tegelevadki sümptomitega ainult ja pole eesmärgikski uurida välja haiguste põhipõhjuseid. Aga kui ei ole kõrvaldatud haiguste juurpõhjused, seni ei saa terveneda, pole võimalik. Ja meie inimesed lubame selle vabatahtlikult toimuda, sellepärast et need oleme meie ise, kes seda süsteemi elus hoiame. Meie ostame ja neelame sünteetilisi ravimeid selle asemel, et uurida välja, mis on haiguste juurpõhjus ja need siis kõrvaldada. Ja nüüd, kui kõrvaldab põhjuse, siis ei saa olla tagajärge. See on loodusseadus, see kehtib alati. Praegusel ärkamisajastul ei ole õnneks võimalik enam tõde kaua varjata, sest et hea sõnum levib iseeneslikult tänu rohujuure tasandile ja tänu internetile. Et see informatsioon on kõigile vabalt kättesaadav. Nüüd täpsemalt siis MMS-ist, mis ta on. MMS-i avastas umbes 20 aastat tagasi leiutaja Jim Humble, juhuslikult otsides džunglis malaariaravimit.
ja ta avastas, et lihtsalt teadaolevad veepuhastustilgad, mis tal kaasas olid, ravisid malaariast terveks paari tunniga. Muidugi see väga intrigeeris teda, ta hakkas seda ainet edasi uurima. Ja leidis, et kui neid tilku segada lahja happega, siis tekib uus keemiline ühend, kloordioksiid. Ja see kloordioksiid tervendab või tapab 99,9999% kõikidest maailmas teadaolevatest patogeensetest mikroorganismidest. Ja need mikroorganismid ongi enamjaolt haiguste põhipõhjused. Need faktid ja teadmised, mida Jaanika enda ettekande osas välja tõi, on elu muutvad ja fundamentaalsed. Kuidas ta saab kõike seda väita? Aga sellepärast, et seda teooriat kinnitab praktika, meie Eesti-sisene praktika. Meil on Eestis juba väga palju edulugusid ja elavaid tõestusi. 10 inimesed on saanud juba lootusetustest olukordadest välja imelühikese ajaga, isegi siis, kui tavameditsiin on käed üles tõstnud. Põhimõtteliselt kõik inimesed, kes on viitsinud enda terviseprobleemidega tegeleda pühendumisega, on juba tervenenud või tervenemas. Siin on vaid mõned näited, millega meie MMS ja DMSO Eesti grupis inimesed hakkama on saanud. Lühidalt võib öelda, et akuutsetest haigustest saab tavaliselt terveks väga kiiresti, tavaliselt mõne tunni või mõne päevaga. Kroonilised aastate jooksul süvenenud probleemid lahenduvad tavaliselt pikema aja jooksul. Kõrgvererõhutõvest on Eesti inimesed tavaliselt saanud terveks 1–6 kuuga. Vähist ja vähieelsetest seisunditest on inimesed Eestis saanud terveks tavaliselt 1–12 kuuga. Kiiremad autismist tervenemised on Eestis toimunud 2–3 kuuga. Paljudel on see autismiravi protsess praegu veel pooleli, aga selgeid muutuseid on juba väga palju. Väga suur tänu Jaanikale ja Merilile. See on niisugune informatsioon, mida me kõik ilmselt mitu korda veel läbi kuulame, et kõigist detailidest põhjani aru saada. Ja lisan lihtsalt väikese ääremärkuse korras, et ma ise kasutan MMS-i 2,5 aastat, sellest ajast peale ma ei ole pidanud kordagi arsti juures käima. Aitäh! Ja ma räägin sissejuhatuseks lihtsalt oma suhte tema loomingusse. Kui ma nägin esimest korda tema pilte, siis mulle meenus üks väga oluline informatsioon. Me ju teame, et me ei ole mitte ainult need füüsilised kehad, me oleme vaimolendid, kes me oleme siin nendes inimkostüümides ringi jalutamas. Ja vaimu tasandil mulle järsku tuli väga suur pakett infot kohale, mida võiks nimetada algloome geomeetriaks, mille kohta ma olin palju lugenud ennem teoreetiliselt, aga nähes neid pilte, sain ma tervikolemusega sellega kontakti. Ja selleks, et anda sellele konverentsile niisugune avaram mõõtkava ja et teada, mida tähendavad jooned meie elus, millised jooned on millise tähendusega, tuleb Anu ehk Aluma DMA rääkima maailmavaatest oma piltidega. Ja see joon, millega see algne teadvus loob, sellel on tähendus. Ma nimetan seda olemise jooneks või see on mina olen joon. Ehk sellesse esimesse joonde paneb algne looja absoluutselt kõik oma kvaliteedid. Ta paneb sinna selle kirja, milline ta on. Ja see algne joon tegelikult eksisteerib absoluutselt igal pool. Ta on vähimast aineosakesest, võtke planeedid, väga-väga suured süsteemid, me võtame inimese. See on see peakesktelg, see on peaenergiakanal, see on see joon. See oli minu joonelugu, et ei olnud ring ja ruut ja igal joonel, mis sealt edasi tekib, on tegelikult oma kvaliteet.
Ehk kui nüüd võtta see algne joon ja hakata teda tooma siit lahti, põhimõtteliselt nagu meie kell on, siis igale joonele tekib üks kvaliteet, üks arusaam, näiteks ausus, siirus, koostöö, usaldus, vastutustunne. Ehk tekib selline kvaliteetide ratas. Et Marek, paned sa järgmise pildi? Pane tegelikult järgmine, mul on läinud jutujärg hästi. Et siin pildil ma olen pannud need osad kvaliteedid märkinud sfääridena, et neid kvaliteete on erinevatel tasanditel, nad muutuvad. Ja kui siin on näiteks alusgeomeetria on vale või meie arusaamad on valed, siis kogu see geomeetria läheb segamini. Sellel pildil on algne inimese kood. See, milleks on inimene loodud ja milleks ta on mõeldud. Et inimene üleüldse, et see selline rass on olemas, on tervendaja. Ja inimkonnaga just sinna plasmilisuse poole. Sellepärast on äärmiselt oluline olla praegu paindlik, olla vastutustundlik, et see energia, mis praegu siin tervendab, ta tuleb just sealt poolt, mis on plasmiline ja kui sa ei ole plasmiline, sa oled väga jäik, siis selle tulemus ei ole meeldiv. Me väga täname sind, kallis Anu. Suur tänu sulle. Nii, nüüd me jõuame konverentsi viimase osa juurde, mis on mõeldud kokkuvõtliku praktilise osana sellest visioonist, mis on nende konverentside eesmärk, kuidas astuda erinevaid samme ja kuidas me liigume edasi selle uue kõrgema teadvustasandiga ühiskonna loomisel. Ja selleks, et need inimesed, kes lihtsalt nende sagedus on niivõrd teine, nad ei sobi sinna vanasse struktuuri, selleks, et neid ka ühendada ja et nad saaksid panustada ja et saaksid teha tööd, mis neile tõesti pakub midagi, selleks on ka just neid tugistruktuure vaja luua, et me saaksime selle vabanenud energia suunata tõesti paremate asjade tegemiseks, kui oli see vana süsteem. Ja nii nagu räägitud, et kõigi nende tugivõrgustike loomise kaugem eesmärk on samm-sammult katta ära kõik elutähtsad valdkonnad, et sel hetkel, mis iganes võib juhtuda maailmas, et need vanad süsteemid hakkavad kiiremini kollabeeruma, et me oleksime võimelised kõige elutähtsamaid, kõige esmavajalikemaid struktuure üle võtma, et elu läheks edasi. See üleminek ei ole ju järsk, see on niisugune sujuv. Me ei saa teha mingisuguseid väga suuri raksakaid. Ma näen seda, et me saame nagu sujuvalt muuta seda ühiskonnakorraldust tänu sellele, et me loome uusi kõrgema teadvusega struktuure, mis hakkavad tööle, mis tõesti toetavad inimest. Ja kui inimesed näevad, et need toetavad, no miks nad peaksid seal vanas lagunevas majas istuma? Nad tulevad ju üle sinna, mis on uus ja parem. Ja me saamegi ainult luua uut. Me saame oma energia kanaliseerida sellesse, mis on uus, mis on parem. Ja see ongi tegelikult see kõige väiksem ja kõige rohkem, mida me saame teha.